Tere, mina olen Laura, TIHÜPPE projektijuht ja tänan teid kõiki siia tulemast, aega leidmast meie teemade jaoks ja vabandan, et Ivo täna siin ei ole, need on tiimiga praegu Ameerikas tehisaru kirjaoskuse teemadel targemaks saamas, nii et me oleme siin sellises natuke vähendatud koosseisus ja meile anti natukene aega siis, et rääkida teile sellest, et millega TIHÜPPE siin õppeaasta vältel tegutsenud on ja mis meid ees ootab, nii et loodan, et õnnestub teid selles osas natukene harida. Nii, mis see olukord oli, millest me eelmine aasta pihta hakkasime, oli see, et enam kui 90% gümnaasiumiõpilastest juba kasutas mingisugust tehisaru lahendust. Nad kasutasid seda väga palju õppimises. Ja see oli see olukord, millest me pidime hakkama vaatama, et mida see hariduse jaoks tähendab, kuidas me saaksime teha niimoodi, et see tehisaru kasutus oleks ka õppimist toetav, mis need lahendused siin võiksid olla. Ja jõudsime siis selleni, et Eesti lõi siis sellise esimese riikliku programmi Euroopas selleks, et sellist generatiivset tehisaru hariduses kasutada. Ja selle asja algatas meie president, kes siis seadis sihiks selle, et me kasutaksime tehisaru, aga mõtleksime läbi, kuidas me seda teeme, mis on need parimad viisid selle haridusse toomiseks. Ja see mure siis laiemalt, millele me otsa vaatasime, oligi see näiteks, et kodutööd. Mida see tähendab selleks, et kui me õpetaja annab kodutöö, et kui tehisaru lahendused on olemas, kõik on tehtav lihtsalt 2 sekundiga, et mis selle mõte siis on, kuidas me peaksime seda mõtestama. Me muretsesime selle üle, et mis juhtub kriitilise mõtlemisega, kui me saame kõik küsimused panna tehisarusse, seal tulevad vastused, kuidas me saame seda toetada, mida see meie mõtlemisoskuste jaoks tähendab. Ja muretsesime ka selle üle laiemalt globaalselt, eks ole, ka, et mis üldse haridussüsteemist saab. Mida see tähendab selle jaoks, et me hariduses on niisugune vastuse masin olemas, mida peaks üldse õppima, kuidas peaks mõtlema koolidest ja haridussüsteemist tervikuna. Ja mida siis Eesti välja mõtles, oli selline 2-astmeline lähenemine. Üks suur selline sammas sellest on siis see, et me õpilastele kohandasime keelemudeli, mis siis tänaste parimate hariduspsühholoogide poolt antud teadmiste järgi peaks olema õppimist toetav. Ja mida siis tähendab, on laias laastus seda, et ta peaks toetama õpilase motivatsiooni, kriitilist mõtlemist, küsib talt küsimusi, toetab tema püsivust, aitab tal erinevaid ülesandeid erineval raskusastmel kohandada, mõistab tema teadmisi, et ta on selles suhtes nii nagu üks selline hea õpetaja peaks olema, lihtsalt arvutiekraanil. Ja proovime töötada ka sellega, et ta oleks siis eesti keele ja kultuuriruumile ka vastavam, sest et nagu me teame, siis ükski teine riik maailmas selle eest ei hoolitse, et need mudelid ka eesti keeles hästi räägiksid. Siis õpetajatele me pakkusime tehisaru tööriistu sellised off the shelf, nii nagu igaüks neid osta saab, aga pakkusime neid tasuta. Ja seal mingit kohandatud versiooni ei ole, me lihtsalt õpetame õpetajaid nendega töötama, toetame neid õpetamise ümbermõtestamisel ja kuidas me seda teeme, on keskselt niimoodi, et meie koolitame igast koolist eestvedajaid ja nemad oma koolides viivad läbi õpiringe, arutelusid, et koolid jõuaksid ühisele arusaamisele, et kuidas nad võiksid siis õpetamist ümber mõtestada, mis see nende kooli jaoks tähendab, kuidas nad võiksid oma praktikaid muuta, oma koolireegleid seada. Ja see on oluline selle jaoks ka, et tegelikult õpilastel on väga vaja seda, et oleks selge, et mida nad võivad teha, mida õpetajad ootavad ja et ei oleks niimoodi, et üks õpetaja ütleb ühte, teine teist, et seal oleks selline ühtne hoiak, ühtne arusaam. Ja siis, miks seda keskselt teha?
mitte siis individuaalselt, koolipõhiselt, on see, et me tegelikult saame koondada neid teadmisi, me saame koondada neid praktikaid ja jagada neid koolide vahel ja levitada seda, mida õpetajad ja õpilased ühes või teises punktis juba hästi teevad. Ja millest me siis unistame, on siis see, et õpilaste mõtlemisoskus kasvaks, mitte ei kahaneks, mis on see peamine hirm. Me loodame, et õpetajatele õnnestub toetada enesetõhusust siis tehisaru tööriistadega ja et õpetamispraktikad siis kohanevad selle teadmisega, et meil on tehisaru juba koolides olemas ja nüüd me peame lihtsalt ümber mõtestama, et mida me siis, kuidas me õpetame ja kuidas seda teha niimoodi, et ta siis päriselt selle tulemuse tooks, mida me soovime. Ja kõik tahavad alati näha, milline see õpirakendus välja näeb. Umbes selline ta välja näeb, et mida siit siis märgata, näiteks, et vastused on lühemad kui sellel versioonil, mida te igaüks ilmselt kasutanud olete. Ta küsib õpilaselt kogu aeg vastu, et näiteks, et miks see ühend ei saa olla aldehüüd, ta ei vasta seda ära, eks ole. Et ta küsib õpilaselt, õpilane peab midagi pakkuma, et ta hoiab sellist nagu dialoogi ja dialoog on õppimiseks hästi oluline ja hoiab seda õpilast seal mõtlemas ja niimoodi me eeldame praegu, et see tegelikult toetab seda, et õpilane, kui ta selle vestlusakna kinni paneb, et ta ka mäletab, mis see sisu seal oli, et ta tegelikult õpib ja kinnistab oma neid teadmisi ja on seal juures toetatud, siis te näete, et ta on ka hästi, kiidab seda õpilast, toetab, ütleb, et hea pakkumine on ju, et siin on hästi palju selliseid väikseid elemente sisse peidetud, aga laias laastus ta täna jookseb meil OpenAI ja Google'i tööriistadel, kahe teenuseasutajaga siin koostööd teeme, et see nii-öelda mudel on nende oma, me lihtsalt oleme seda siis kohandanud meie teadlaste poolt pakutud nagu sisuga. Ja kuhu me siis oleme täna jõudnud? Et siin on mõned arvud, see kogu meie haridusprogramm on koolidele vabatahtlik, nii et meil oli omajagu sellist ebaalust võib-olla siin eelmine suvi, et kas koolid seda soovivad, kui palju nad seda soovivad ja näha on, et see vajadus koolide poolt on olnud hästi suur, et see mure on suur, et me oleme 99% koolidest siis õpetajate tugiprogrammiga, mis siis, ja me räägime praegu gümnaasiumiastmest, mitte põhikoolidest sel õppeaastal. Me oleme loonud sellise õigusliku raamistiku, mis siis tähendab seda, et koolidel on üldse võimalik tehisaru tööriistu õppimises kasutada, et see ei olnud varem lihtsalt reguleeritud, et nüüd see raamistik on loodud. Ja õpetajate programmis siis on meil üle 4700 õpetaja, kellest 73% praeguse seisuga on konto aktiveerinud. Me loodame õppeaasta lõpuks jõuda 80%-ni. Ja nüüd küll mõni kuu vana infoga, et ligi 70% õpetajatest siis osalevad ka nendes sellistes koolipõhistes õpiringides, kus nad siis tegelevad selle tehisaru teemaga, õpetamise teemaga ja selle poolega, et kuidas seda õpetamisprotsessi siis tehisaruga kohandada. Õpilastest on meil gümnaasiumiastmes on 20 000 õpilast ligikaudu ja neist üle 11 000 on täna siis õpirakendusega liitunud ja iganädalasi aktiivseid kasutajaid on ligikaudu 4000. Ja selle me siis tõime välja nüüd jaanuaris ja see on siis OpenAI ja Google'is tänaseks siis mõlemas keskkonnas kättesaadav. Ja paralleelselt sellega, et üldse siis ka teada seda, et kuidas see siis toimib, kas see toimib, mis selles õpirakenduse puhul töötab, on käimas ka teadusuuring, mida veab Tartu Ülikool ja siin osaleb ligi 10 000 õpilast, kus me siis praegu vaatame ka, et mis siis päriselt siin selle õpirakenduse mõjud on, et siis paremini ka seda kohandada ja paremaks muuta.
Siis mis me oleme kuulnud õpetajatelt ja õpilastelt, on siis see, et tegelikult juba eelmise aasta lõpuks oli 3/4 õpetajatest tegelenud sellega, et mõtestada, et milliseid oskusi õpilased vajavad, mida teha, eks ju, näiteks ka kodutööd oli esimene asi, millega õpetajad hakkasid tegelema. Paljud on kohandanud juba kodutöid tehisarule vastavaks. Väga tore on näha ka selliseid näiteid, näiteks, et õpetajad ütlevadki, et tee mingi osa tehisaruga ja siis võrdle näiteks oma vastusega, eks ju, näiteks ma ei tea, tee mingi geeniekspressioon, eks ju, tee see ise, siis lase teha tehisarul ja siis võrdle neid tulemusi ja esita mulle see võrdlus, mis on hea näide, eks ju, sellest, kuidas me siis saame tegelikult ka sellist kriitilist tehisaru mõtlemist nii-öelda tuua siia haridusse. Sul on see tulemus niimoodi, et õpilane tegelikult kasutab nii tehisaru, aga peab ka ise seal juures mõtlema, eks ju. Siis me näemegi seda, et õpetajad tegelikult on olnud hästi tublid, väga muljetavaldavad ka selles, et nad on seda tehisaru siia koolitundidesse toonud, nad proovivad katsetada, mis töötab, mis ei tööta. Et selles suhtes me oleme tõesti hästi tänulikud meie õpetajatele, kes siin selle aasta jooksul on kõvasti pidanud tehisaru teemadega maadlema ja neid katsetama. Ja väga tore on ka see, et suurem osa õpetajatest tajuvad, et koolijuht toetab neid selle aja leidmisel, selle teemaga tegelemisel, et see on täitsa selline vältimatu osa selles protsessis. Ja õpilaste puhul me näeme siis seda, et ligi 40% kasutab õpirakendust iganädalaselt, nendelt, kes siis on selle konto aktiveerinud. Ja on neid, kes siis ütlevad, et parim asi üldse. Ja on neid, kes ütleb, et no ole tüütu, et ainult küsib mu käest neid küsimusi ja et miks ta mulle lihtsalt seda vastust ei anna. Aga samas jällegi, eks ju, samal ajal nad seda potentsiaali näevad ja mida me õpilaste puhul ka näeme, on see, et nad tegelikult hästi muretsevad selle üle, et kui nad tehisaru kasutavad, et mis see siis teeb nende õpioskuste või mõtlemisoskustega, et nad päriselt kardavad natukene seda kasutust ja nüüd, kui me saame öelda, et õpirakendusega see oht on väiksem, et seda teeb, et kui midagi kasutate, pigem siis seda, et siis see on natukene see, ma arvan, sõnum, mis seda protsentiga tegelikult siis vaatamata sellele tüütu olemisele ikkagi nii kõrgena hoiab. Aga õpilased muretsevad veel loomulikult andmete pärast, muretsevad keskkonna pärast. Ja siis loomulikult siis selle osas, et üldse siin on mingid tuleviku küsimused ja muud teemad ka. Oota, meil aega on, natukene on. Siis tuleviku vaatesse ka korraks sisse põigates, et hetkel me oleme siis esimeses aastas, meie pilootaasta on siin kohe niimoodi lõpusirgel. Me oleme siis keskendunud gümnaasiumitele ja jõudnud siis tõesti 99% õpetajatest. Koolidest me oleme õpilastest me oleme umbes 126 koolis, 156. Ja needsamad õpikogukonnad ja uuringu teemad, millest juba rääkisime, et need on siis ka selle aasta sellised kesksed teemad olnud. Järgmisel aastal me liigume ennekõike kutseõppeasutustesse, lisaks tulevad peale uued 10. klassid. Praegu me oleme 10. ja 11. klass, kes siis liigub aasta edasi, tulevad uued 10-ndikud. Ja kutseõppeasutustest siis nii-öelda see keskhariduse osasse läheme ka. Ja siin on oluline teada on see, et me õpilastest, et me nooremate õpilasteni veel ei lähe. Seda sel põhjusel, et me ootame mida ka teadustulemused meile hakkavad ütlema selle õpirakenduse kohta, et praegu me oleme seal gümnaasiumi astmes selle mõttega, et seal me eeldame ka natukene juba suuremat sellist kriitilise mõtlemise oskust õpilastelt endilt ja me seda sekkumist teeme niimoodi natukene ettevaatlikult, et me oleme väga ettevaatlikud selles osas, et osad riigid lähevad kohe niimoodi 1. kuni 12. klass, aga Eesti on teinud ikkagi selle otsuse, et me oleme siin gümnaasiumi astmes, kuni me teame rohkem selle kohta, et mida see tehisaru hariduses teeb. Küll aga me plaanime minna siis põhikooli õpetajaid toetama, sest nad tõesti väga
on ise seda palunud ja väga võib-olla ka ette heitnud meile, et miks me juba põhikooli õpetajaid ei toeta. Et me proovime seda siis teha. Oleme niisugune väike meeskond, et selles suhtes me lihtsalt ka esimesel aastal praegu ei jõudnud suuremat nii-öelda ampsu endale võtta. Aga järgmisel aastal siis kindlasti mingis mahus sinnapoole liigume ka. Ja toetame õpetajaid siis rohkem ka veebipõhiste materjalide ja selliste koolituste toel. Ja samuti on õpetajakoolituse õppekavad oluline, et me saaksime sinna oma nii-öelda tugimaterjalid ja oma sekkumise sisse integreeritud, et kui tulevad uued õpetajad, et siis nemad oleksid samamoodi juba kursis, mis koolides toimub ja mis tehisaru hariduses võiks tähendada. Siis 3. aastal sõltub natukene ka see, et mida nüüd uuringu tulemused meile näitavad, et mis see suund seal olema saab. Võimalik, eks ju, et me läheme siis ka nooremate õpilasteni, võimalik, et ei lähe, aga kindlasti tegeleme sellega, et need praktikad lõimida siis haridussüsteemi sisse ja laias laastus sihtasutusena me olemegi sellise 3-aastase nii-öelda mandaadiga, et see sekkumine, mida meie oleme tegemas, et sisuliselt ta peaks 3. aasta lõpuks ära lõppema, meie peaksime uksed kinni panema ja siis need litsentsiprotsessi nii-öelda üle andma, kas siis haridusministeeriumile või mingile muule instantsile, et meie eksistents siis selles suhtes saab nagu ammendatud või see meie tööjupp saab nii-öelda tehtud. Ja kes me siin siis oleme, et me oleme selline eraõiguslik sihtasutus ja selline väike meeskond, meil on eraldi väike teadusmeeskond siis Tartu Ülikooli juures ja piirkondlikult siis koole toetavad ka sellised eraldi piirkonnajuhid, kes siis on kohapeal, käivad koolides koolijuhtide õpetajatega ka rääkimas ja proovivad seal toeks olla, sest et see muutus ei olegi niivõrd võib-olla, ütleme see tehnoloogiline muutus ei ole siin nii suur hüpe kui see, et me peame nüüd need hoiakuid ja need praktikaid ja neid protsesse muutma ja nagu te kindlasti hästi teate, et need ei toimu niimoodi üleöö, need sellised suured muutused. Ja kes need osapooled siin siis on, et algatas Digihüppe president, aga me oleme rahastatud kahasse erasektori ja avaliku sektori poolt praegusel pilootaastal 50-50% jaotuses. Siis on meil kõrval ülikoolid ja teadlased, Eesti Keele Instituut, kes tegeleb selle poolega, et me saaksime eesti keele võrdlusandmestikud ja selle eesti keele sisu ja loomulikult kogu koolirahvas ka siis enne kõike. Ja aitäh minu poolt, jõudsin aega. Aitäh, Hede Tamkivi. Kas sa oleksid nõus natuke lähemalt rääkima sellest teadusuuringust, et mis on hüpotees, mida me tahame sealt teada saada ja mis me juba oleme teada saanud ja kuidas Stanfordi ülikool sinna pilti mahub? Jah, väga hea küsimus, aitäh. Meil on laias laastus on siis see, need põhimõtted, millele see õpirakendus on üles ehitatud, et seal on sellist 7 üldist kategooriat, mis ongi näiteks autonoomne motivatsioon, püsivus, õpioskused, kriitiline mõtlemine. Ja siis teadlased mõõdavad seda, et kas ja mis muutus nendes 7 lõikes siis toimub. Esimene baasmõõtmine toimus nüüd jaanuaris, mis siis oli vahetult enne selle õpirakenduse õpilasteni jagamist. Siis see õpirakendus tuli ja nüüd mai lõpus toimub siis teine mõõtmine ja me tulemused saame siin juuli-august kätte siis. Ja siin see küsimus ei ole lihtsalt õpirakendus või mitte, vaid tegelikult see, et kas me oskame öelda, et ma ei tea, 2 tundi nädalas on nüüd see optimaalne kasutus, eks ju, mille puhul me midagi näeme, sest me väga muretseme ka selle pärast, et õpilased ei hakkaks ei upuks ära sinna, et ei oleks niimoodi, et ma nüüd ainult sellega vestlengi ja seal on erinevad mured, mis puudutavad üldse sellest et see protsess muutubki selliseks, et ma ainult suhtlen selle õpirakendusega.
et kas me leiame sealt sellise mingisuguse nii-öelda hea kasutuspraktika, mis siis näitab, et võt sellisel juhul need õpioskused paranevad. Ja mis puutub siia Stanfordi ülikool on niimoodi, et meil see rahvusvaheline huvi on tõesti hästi suur. Stanford ise tuli siia juurde oma sellise Learning Labi kogukonnaga siis Tartu Ülikooli teadlastele ja nad on koos nii selle uuringu metoodika tegelikult välja töötanud kui ka selline sekkumine koolidele, et siis osad õpetajad saavad Stanfordi poolt välja töötatud selliseid materjale, mida nad oma tundides saavad tehisaru kasutamiseks kasutada lisaks ja siis nad vaatavad, siis see uuring vaatab ka seda, et kas need õpetajad, kes siis kasutasid lisamaterjale, et kas seal me näeme veel mingit täiendavat muutust. Ja me väga loodame, et me saame tegelikult sügisel tahaks veel teha 3. mõõtmise, sest praegu meil on tõesti see ajaaken olnud siin 4 kuud, et tegelikult tahaks seda uuringut pikendada ja siis need materjalid, kui nad nüüd töötavad, et siis me plaanime need materjal laiendada kogu kooliperele, kõikidele koolidele. Aitäh teile!